No nii, daamid ja härrad. Ammu pole siin kanalil olnud videot ja ega ma ei oskagi öelda, mis selle täpne põhjus on. Võib-olla see, et ei ole mingit suuri remonti olnud, mingid nipet-näpet, siin mingid asjad vahetatud. Ja lisaks me ei suuda ka sobitada aega Margusega, et tulla ja filmida konkreetselt siin garaažis ära remondid. Seega on see unarusse jäänud, aga inimesed järjest küsivad, kuidas on lood siis rendiautodega ja eks tänases videos ma sellest räägingi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. No nii, alustan ma muidugi mitte rendiautost, vaid oma V90-st, Volvo V90-st. Nagu näete, siis kapott on lahti, pagasnik on lahti. Mis selle põhjus on? Sellel autol suri ära aku. Näete, et aku kätte saada, siis tuleb siin kate ära võtta 4 puldiga. Ja kes ei ole näinud, siis CNG paagid. Palun. CNG paagid ja siin taga siis on aku. Aku on veel, kes aru saab, siis on veel originaalis. Nii et mis ta on? 7 aastat vana auto. Originaalis aku. Ei ole paha. Markus läks praegu ostma uut akut talle. Proovime, paneme peale. Selle autoga on siis ülejäänud on nagu enam-vähem. Aga liigume nüüd teiste autode juurde. Et seal ma juba räägin teile lähemalt, mis toimub üldse rendiäris ja kuhu, mis suunas ma liikuma hakkan. No nii, räägin veel natukene mu autodest, siis selline auto on nagu Sonata. Sonata on põhimõtteliselt, nagu ikka, kõik need vanade autodega on põhimõtteliselt on korras, ainult on, kui ma ei eksi, siis siin pool on veovõlli küljes olev magnetriba on katki, mis siis paneb ABS-i paneb põlema teatud kiirusel, aga muus osas on auto korras ja täitsa sõidukõlbulik. Siin vist võib öelda, et ei ole vaja hetkel midagi teha. Siis veel üks auto, mis on minu nii-öelda kollektsioonis, siis sellega on ka nüüd kõik korras. Läheb veel pessu ära, pandi suvekad alla, uus velg. See kõik tuleb puhtaks pesta. Et kes ei tea, mis autoga tegemist on, siis teisel kanalil ma sõidan sellega Uberit. Näete, jah? Sõidan Uberit, et saate jälgida. Et seal on siis võimalik jälgida, mis selle autoga siis toimub, millal mul õnnestub see tagasi sõita. Et ta käis nüüd hiljuti remondis. Mis seal tehti? Mis seal siis katki oli? No vahetati veel kord, siis vahetati rattad ära. Siis oli kolk seal sees, kes jälgib toda kanalit, siis teab sellest. On kolk sees. Ja kolks oli siis, täpselt ei teagi kummast, aga oli sumps lahti. Ja teine oli mingi stabikapuks, oli täitsa katki. Et need tegid häält. Et ma siin nüüd saan seda üks päev katsetada. Ma arvan, et järgmine nädal saame jätkata taksovideosid ka. Et selle autoga on korras. Ja siis kõige õnnetum auto on mul siin. Ma kohe võtan ta võtme. Et näidata teile. Et mis autoga siis tegemist on? Kiaga. See auto on nii kahe vahel minu jaoks, et tehniliselt on korras auto. Hetke seisuga on aku ära surnud ja rohkem ei ole midagi, aga kuna ta seisab hästi pikalt, siis pidurid on juba jamaks muutunud, on mingid väiksed rooste asjad tekkinud. Aga see rendimaailmas see ei mängi rolli. Peaasi tehnika on korras.
kõige hullem, mis selle autoga on, kui näitan teile. Näiden on sees. Ja see siin on päris kurb. Päris kurb. See on kõik sidane. Ma ei oska teile kuidagi võib-olla pilti ei anna nii hästi välja, aga see kõik vajab pesu ja sellega me hakkame siin lähiajal tegelema. Vaatame, kas õnnestub, vaadake seda. Ma ei tea, kas see õnnestub see puhtaks saada. Kui õnnestub, siis on superauto. Kui ei, siis ma ei tea, mis ta saab. Ülejäänud on kõik katki. Voot, sellega on kõige kurvemad lood. Selle autoga on jah kõige kurvemad lood praegu seisuga, aga ma tean, et tehnika poolest on hea, et ainult välimus on vaja parandada. Lisaks need rattad, mis siin on, need ka mulle ei meeldi, et tahan siia valuväljad alla osta suuremad. Hetke seisuga siin all on, kus see on kiri? Siin all on, kus ma näen, siin 15-sed, et tahaks panna kas 16 või siis 17 ja siis auto on päris hea. Aga senikaua ootame. Pesu peaks varsti tulema, ma loodan, et selle kohta mul õnnestub ka video teha, selle pesu kohta. Aga on mul veel 2 autot ja kui nendeni jõuan, siis räägin ka nendest. Nonii, veel üks, mis on minu rendikollektsioonis selline Citroen, samamoodi LPG peal. Sellega on ka kõik korras, sellega me läheme kohe sõitma ka. No selles mõttes kõik korras, et istume rooli praegu ja kihutame kohe Marguse juurde. Ja seal me teeme väikse remondi. Ja mis remondi ma teen? Seda ma siis teile seal ka näitan. Näini, jõudsime Marguse juurde ja nagu te näete, siis putukas on juba sisse aetud. Ja mis siis täna teeme? Refid on üks, siin nad kuskil mul olid, siin on refid. Ja Margus, mis me veel teeme? Refid ja pidurid. Ja, tagumised pidurid, mingi šah, kahin käib. Marguse sõnade järgi kah on alates 100 eurot ja ših on kuni 100 eurot. Et minul oli praegu ših, ehk siis kuni 100 eurot. Aga jah, kettad ka, eks ole, kettad ja klotsid. Kettad ja klotsid lähevad vahetus. Ongi kõik support maas. Korralikud veel, jah? Ei ole mõtet vist jätta. Klotsi on veel küll, aga kuskil on mingi süsteemi vigana. No, selline komplekt varuosa siis läheb siis peale 2 ketast ja siis 2 kettale siis klotsid ka juurde. Kokku selline komplekt maksab siis, no Marguse
sõnade kohaselt alla 100 euro. Ei, mis? Ma arvan, et vähem. Ta vist ütles mulle, et koos tööga läheb 100. Mis sa ütles, Margus, et mul koos tööga läheb 100 või ainult varused oli 100? Kas sa ütlesid, et koos tööga läheb 100 või koos... Et jah, koos vahetusega siis kogu see krempel läheb mul sott maksma. Muidugi siia tuleb juurde ka refi vahetus, nii et see on juba natuke teine hind. Aga jah, ülisoodne on seda autot üleval hoida. No nii, sellises seisus on need kettad. Nagu te näete, siis päris nutused. Kuigi see pool vist on okei, ma lähen vaatan kohe teist poolt. See on teine kettad. Tegelikult suht samad näevad välja, aga kuskil on probleem ja ikkagi, et no need on juba roostes, neid enam päästa ei anna. Et tuleb uued panna kõik. Siis kui need juba uued panna, klossid ka kohe uued, et siis kogu see krempel selle piduritega on unustatud. Et praegu Margus teeb seal puhtaks kõik. Margus teeb puhtaks seal kõik, vaatab, kuidas need silindrid käivad. Loodame, et silindrid käivad ilusti, et saab selle süsteemi tööle kõik. Ja ta sõitis, Tartus sõitis. Nii et võtke Kristalt rendile ja siis saate normaalsed autod ise remontima ei pea nüüd. Noh, võib-olla mitte kõige ägedam auto, aga LPG automaat, kõik on olemas. Ja Kristo rendib, Kristo annab. Loodan, et turvapadjad ei avanenud praegu. Aga jah, Kristo rendib. Aga no see on mõnus, et ma võtan kraat välja, ma olen ühine lahti. No nii, see on valmis need, pidurid vahetatud, refid pandud. Lähen käin pesemas ära. Ja seda ma ei viitsi teil näida, mis ikka vahtida seda pesu. Et see trenčikuga on korras nüüd. Putukas on nüüd okei. Aga auto, millest te midagi ei tea, kohe toob. Margus toob selle ka sisse, siis räägin, mis selle autoga on. Ta vaatab kohe üle, mis seal juhtus, näitan teile ka ja siis saate kõigi mu rendiautode kohta nüüd info kätte. Me sellest teeme võib-olla projektina. No on pidurid olemas siis või? Kolm ratast pidur. Sa niimoodi kihutasid reisvõt? No siis ei ole probleemi. Ei pidur, pedaal ei ole üldse. Ei ole tunda või? Põhjas ainult, jah? Siis on. Ma ei tea, võib-olla esimene kõik. No nii, härrased, kõik. Tänaseks on kõik, video sai läbi. Üle pika aja ma tegin ühe video juurde. Loodan, et nüüd läheb tihedamaks see. Kokkuvõtteks. Pidurivoolik on katki, selle Margus teeb ära. Ja tõenäoliselt mootori otsakork oli nii või? Nimetan õigesti või? Jah,
mootori otsakork küll äkib, et Margus praegu otsib, tundub, et ei ole nii lihtne midagi siin leida sellele varuosa, et on vaja piduripoolikut kummist, nagu ma aru sain. Et võt nii ärased, et sellised on lood praegu nende kõiki rendiautodega asjadega, nii et ei oskagi midagi siin lisada, vaiksed remondid käivad, vaatame, Margusega on siin paar kokkulepet juba tehtud, et äkki õnnestub hakata filmima ka, näitama teile midagi lõpetada. Ta ei oskagi midagi muuga lõpetada, kui et nagu ikka ärased järgmise kohtumiseni.